No tere taas! No üks väga tore mari, mida aias kasvatada, on kindlasti tikker või karusmari. Aga vanematel sortidel kipub niimoodi olema, et karusmarja jahukaste teeb palju pahandust. Ja mõnel aastal võib ta olla väga äge, mõni aasta pole teda üldse näha. Aga kuna minul see karusmari on toodud maakodust, see minu esivanemate karusmari ja see on see kuulus pikliku kollase viljaga sort, nii et ma ei tea isegi, kas sellist aiandist enam osta saab, nii et mul on igal juhul olnud suur huvi seda vana sorti säilitada ja olen seda teistele ka jaganud. Aga paraku jah on niimoodi, et need vanemad sordid on just eriti vastuvõtlikud sellele karusmarja jahukastmele. Aga mida siis teha selles mõttes, et ma ikkagi kavatsen oma marju ise süüa, mitte siin sellele seenhaigusele neid kaotada, siis tegelikult valmistudes ette järgmiseks aastaks võiks mõned asjad teha ära juba sügisel. Et mul on nüüd jäänud ka veel siia mõned lehed ja nakatunud viljad põõsa külge. Varem ma koristasin vanad lehed ära ja need läksid ilusti lõkkealusele, põlesid ära, aga mõned veel on siia jäänud ilmselt minu lohakusest, need ka ma siis tegelikult koristan ära need lehed kui ka need viljad, mis olid siis sellest haigusest võetud, et ta ei jääks siia maha uuesti paljunema ja pahandust tegema. Nii praegu sügisel võiks juba seda teha, et vaadata üle selle võra, kuna minul on ta selline selles mõttes noor põõsas, et kui ma ta tema algsest kohast välja kaevasin, siis ma tegin ta päris vitmeks, ma arvan, ma sain äkki mingi 5 põõsast, mis ma siis osad panin oma aeda ja mõne andsin mõnele armsale inimesele, kes ka oskab neid vanu sorte hinnata. Võra puhul võiks vaadata, et ta ei jää väga tihe, et karusmarjal kannavad hästi just tema vanad oksad, aga siin ma näen, et on olnud mingi trauma ja ta on mingi imeliku jõnksu teinud ja mul see põõsas kasvab ka aia sellises osas, kus mul on üks selline väike nagu söödav salu, nii et ma tegelikult ei pea selles mõttes tema ilu pärast väga muretsema, et ma ei pea ümber teda käima, kuna tal on endal selline püsipeenar siin, aga ma tahaksin kindlasti jätkata nüüd seda, et see põõsas jääb hästi avatud võraga, ehk siis sellepärast, et siis õhk ja valgus pääseb siia igale poole ligi. Praegu ma näen, et tal on 3 oksa, mis on viljakande eas ja need ülejäänud on siis siin 2 aasta jooksul kändudest kasvanud uued kasvud. Vahel võib teha karusmari nõnda, et hakkab hästi palju neid ajama ja siis ta teeb selliseid imelikke asju, et siin on olnud ühel aastal uus kasv, siis ta ei ole hästi puitunud, siis ta on hukkunud külmaga, siis järgmine aasta jällegi on latv maha nagu hukkunud, sest et ta ei ole hästi puitunud ja talv on ära võtnud ja siis on ta veel 3 hargnenud ja niimoodi. Ja selliselt tekivadki sellised hästi tihedad võrad, mis tegelikult üldse ei soodusta seda, et õhk ja valgus pääseks võra keskosale ligi ja et siis ei saaks igasugused taimehaigused siin hästi levida, et tegelikult sellised asjad võiks kohe eos välja lõigata ja siis vaadata, mis meile veel kätte jääb. Siin on veel üks huvitav asi näha, et miks sellised jõnksud on tulnud, on sellepärast, et vahel on olnud lehetäidel sellised head ajad, vähemalt siis nende jaoks, ja siis nad on just seda mahlakat tippu siin järamas käinud ja siis on tekkinud selline kasvuhäiring. Aga ma jätan need sisse selles mõttes, et praegu need mind ei häiri ja tegelikult ega nad sellel põõsal ka midagi halba ei tee, aga nad on lihtsalt nagu inetud vaadata. Need 3 viljaoksa ma jätan alles ja ma lõikan ära siit mõned noored kasvud, mis teevad selle põõsa siis liiga tihedaks. Ja ma kohe vaatan, kuidas ma seda siis nüüd teen. Ma lõikan ära välja selle ja ma proovin teda natukene meelitada, et ma saaksin teha lõike võimalikult maapinna lähedalt ja selliselt, et siia ei jääks ühtegi kändu mädanema, sest just need mädanevad kännud võivad olla algseks probleemiks järgmisele probleemile sellele põõsale. Et tuleb teha lõiked sellised hästi täpsed ja maapinna pealt ja kui lõigata oksa pealt, siis samuti lõigata hästi oksa lähedalt selliselt, et kändu ei jää. Siis ma näen, et siin on ka see probleem, et need 2 oksa kasvavad samas suunas ja teineteisele liiga lähedalt. Ja midagi ma pean siin otsustama selliselt, et ma saaks jätta selle vana kilja kandva oksa, sest ma ikkagi tahan iga aasta natukene marju saada. Mul ei ole palju vaja, sest see on minu koduaed
see ei ole mingine tootmine siin ja me kasvatamegi täpselt nii palju neid marju erinevaid, kui me enda perele on vaja. Et ei ole vaja ennast koormata sellega, kui liiga palju marju on aias, et peab olema täpselt nii palju, et on nagu mõnus. Nii ma mõtlen, mis ma nüüd sellega teen, et siin ei oleks sellist pundart, et õhk ja valgus pääseks siia igale poole hästi ligi. Siis on ka sellel karusmarja jahukastmel halvem viljuda, et ta ei saa minu marju ära rikkuda. Nii et ühesõnaga ma pean ohverdama siit kellegi. Nii, kui siin on hästi ilus püstine kasv, siis ma teen hoopis selliselt, et ma lõikan selle viljaoksa lühemaks. Hops. Ja nüüd on juba palju parem. Ja tema jätan veel siia. Ja siin on ka toredasti näha, et kuna ta on mul niimoodi nurga all istutatud, siis siit juba see noor kasv teeb niimoodi püsti. Ja siis ma võtan ära selle oksa siit kogu täiega, sest et ta on kuidagi nii kummaline. Hopsti, ka võimalikult maapinna lähedalt. Hops, tõmban ta välja. Ja seda on juba siis hea teha, kui sügisel on juba lehed langenud. On saanud need nakatunud lehed ka ära koristada ja siis on kõik oksad hästi välja joonistunud, on hea toimetada. Ja siis lõikan ära selle sissepoole suunaga oksa. Ja selle sissepoole suunaga oksa. Okkad on võimsad. Päris hästi tulevad läbi kinda. Nii. Ja nüüd ma näen, et see võra on palju rohkem sellisem, et korrigeerin lõikust. Palju rohkem sellisem, et õhk pääseb nüüd hästi liikuma, et kui siis ongi suvel juba sel ajal, kui viljad on juba küljes, kui on vihmasajud ja kõrge õhuniiskus, siis karusmarja jahukaste ei saa nii kergesti enam siin viljuda, kuna lehed kuivavad kiiresti ära ja siis need noored marjad ka. Teine asi, mis aitab hästi, on puutuhk ja peab olema puhas puutuhk ja sellega võiks tegelikult selle puutuhaga ülepuistamisega võiks alustada juba sügisel ja teha siis seda talve jooksul korduvalt kuni selle hetkeni, kuna pungad on juba paisunud ja isegi võib-olla puhkenud. Et see tegelikult see leeliseline keskkond ei lase sellel jahukastmel siin toimetada, uuesti viljuda ja sellega me tegelikult murrame selle jahukastme tsükli. Ja kindlasti oluline ka puisata siia maapinnale. Olgugi, et ma korjasin nagu lehed ära ja need marjad, mis olid jahukastmest võetud, siis tegelikult seda haigust ikkagi on siin mujal ka ja niimoodi teha. Ja praegu ka see põõsas on natukene niiske, on näha, et see tuhk jääb ilusti nagu siia pungade peale kinni. Ja siis ta saabki mõjuma hakata, et nüüd pärastpäeval ka pidi tulema kerge tuul oli minu poole vihmasadu. Ja siis see aitab ka nagu sellel tuhal kleepuda siia peale. Seda ma teen siis mitu korda. Et tuhaga ka, et kui te üldse seda aias laiali laotate, mida ei tohi teha, ei tohi teda visata ühte kohta hunnikusse, vaid laiali laotada, sest muidu on ta liiga äkiline. Aga niimoodi natukene. Ja siis kordan seda kuni kevadeni ja loodan siis järgmine suvi ise oma väärtuslikke pikliku kujuga magusaid, mesimagusaid tikreid korjata.